Täna oleme siis kogunenud siia mererestosse ilumaailma koorekihi ja meil on suur au korraldada Buduaari ilulemmiku galat ja seda juba 14. korda. Jälgige jaekauplusi, jälgige veebilehti, sest auhinnatud tooted on märgistatud Buduaari ilulemmik 2025 märgisega. Ja mina pean ütlema ausalt, ma olen testinud neid järjepidevalt kõik need aastad ja vaadake mind. Ilma nendeta mina enam läbi ei saa. Nii et otsige kleebist Buduaar ilulemmik 2025 ja kõiki teisi aastaid ka, sest kõik tooted on head, mis me oleme välja valinud. Anatoli, oled meie Buduaari ilulemmiku üks žüürii liikmetest. Räägi, oli keeruline neid valikuid teha? See ei ole keeruline, no algusel tervitus superväljänäed ja ma loodan, et nii palju teie vaatajad täna naudivad meiega koos seda Buduaari ilulemmiku ja see ei ole väga keeruline. Lihtsalt ma nagu sain kätte nii palju erinevad ilutoodet ja siis mul oli mingi kuu aega või natuke rohkem ja ma proovisin ja te ise juba näete ja minu keha, minu nägu, minu juuksed kasvavad kuidagi, ma ei tea, kiiremini, aga muidu see on täitsa hea ja minu jaoks nagu uus kogemus, et minu jaoks ma olen rohkem nagu moeekspert, aga paistab, et Buduaariga ma olen juba natuke iluekspert. Vaatame varsti. Suur aitäh sulle ja ilusat peo jätku! Ja teile ka! Ja nüüd ma olen kinni püüdnud siin imeilusad juustevõlurid, et tegu on siis tütarlastega, kes siis paigaldavad juukseid ja öelge mulle palun üks mees, kellele ei meeldiks pikkade juustega naine. Nii tüdrukud, rääkige mulle, kuidas tänane pidu meeldib? Väga meeldib, suur aitäh sulle, see on fantastiline pidu. Suur aitäh teile, aga räägige tüdrukuid, kas üleüldse on tänasel päeval ikkagi neid kliente teil piisavalt, et kuidas naised nagu endaga eest hoolt kannavad, et kas neile meeldivad pigem ikkagi pikad juuksed või lühikesed juuksed? Ikka meeldivad pikad juuksed ja juuksepikendused on väga populaarne Eestis. Jaana, aga sina oled siin meil siis erinevalt nendest tüdrukutest 3. korda. Et räägi mulle, kas on veel millegiga üllatada? Kindlasti on, sest juuksepikendused tänase päevaks on nii edasi arenenud ja iga aasta tulevad veelgi väiksemad kinnitused, mis on kliendi ohutu. Ja suur aitäh teile. Ja nüüd ma püüdsin 2 ilukliinikute kuningannat, kui nii võib öelda kinni, et te olete juba mitmendat aastat siin auhindu noppinud, et kas on veel millegiga välja tulla? Jaa, kindlasti on, et see valdkond areneb aina kiiremini edasi. Tuleb iga aasta juurde uusi teenused, uusi tehnoloogiad, et tegelikult on mille vähe valida ja on mida tuua. Tänasel päeval ei ole ju ilukliinikud mõeldud ainult selleks, et kuskile midagi juurde süstida või midagi maha võtta, et see valdkond on ju palju laiem. Just nimelt. Ilukliinikud keskenduvad tänasel päeval rohkem nahakvaliteedi tõstmisele ja lihastoonuse tõstmisele. Minu kõrval on siin Northern Beauty esindaja Gert. Räägi mulle, te olite see aasta väga huvitavate toodetega konkursile, alustades siis nahkakoorivast kindlast kuni lõpetades selluliidi vastase retuusidega. Mida sa ise nendest kasutad? Ja ma tänan tõesti, et meil nii palju õnne oli, et me need auhinnad võitsime, aga võib-olla kaameramees võtabki tõesti mu sääred ja nagu näha, retuusid on tõesti mu lemmikud. Suur aitäh sulle! Aitäh teile! Tere Eha! Nagu ma näen, siis see aasta oled ka jälle noppinud mitu auhinda, et kui raske on üldse sellel ilumaastikul läbi lüüa? Tere ja suur aitäh! Tegelikult muidugi Eestis on nii palju häid tooteid, aga ma arvan, et kui sa ikkagi pakud midagi erilist ja hea hinnaga, siis see ikkagi toimib. Ja eriti veel toimib, kui seda head põhjamaist Eesti asja viia ka mujale maailma.